võtmed ei ava uusi uksi. Kui sa ei tea, millised uued teed on sulle avatud ja millised suletud, siis seisku. Keera korraks ümber. Vaata, kust tuled. Ära anna hinnanguid, kas oled tulnud vähe või palju, sirgelt või roomates. Sa oled tulnud. Sellest piisab. Ära vadista, ole vaikselt. Võtta minevikust tagasi kõik energiatükid. Tee end tervikuks. Kui oled ennast täis, keera minevikule selg. Vaata otse, aga ära veel astu. Ära kiirusta. Tee aeg omaks. Aeg ei määra mida ja millal tegema pead. Sina määrad. Lase lahti soov, kuidas asjad peavad minema või olema. Ikka ära astu tulevikku. Jää siia, hetkesse. Mida sa näed? Kes su ümber on või ei ole? Mis toimub? Keegi mängib muusikat, kuulad tuulte kohinat, värvid huuli, tunned praetud küüslagu lõhna, laste itsitamist. Kellegi käsi enda ümber, suult suule, üksindust. Usalda protsessi, teekonda, vabasta end tulevikust. Homme oled sa seal, tulevikus, küll siis vaatad. Alistu, võtta vastu, hinga sisse ja kui välja hingad, siis naerata. Isegi kui alguses see tundub võõras, siis peale paari korda küsid sa endalt, miks sa kogu aeg nii ei hinga.
täna osa millestki erilisest ja kordumatust. Ja see meie rännak on jõudnud lõpupidi. Meie absoluutselt siiras tänu kõigile nendele 254 lapsele, nende juhendajatele, et nad usaldasid meid ja tulid sellises keerulises seisus täna siia. Hästi kajab. Tantsutennis Berliine Antslast, Telestuudio Haapsalust, Ciara tantsukool Tartust, Just tantsukool Tartu Võru, Chate tantsukool Tartu, põhimõtteliselt võib plaksutada. Tervesi Dance Company Tartu, meie stuudio Põlvast, Janne Ristimetsa tantsustuudio, Love Dance Pärnust, tantsustuudio Dance Company Raplast, Eto tantsukool, Ian Dance Company, Koit tantsukool, My Dance tantsuklubi, Stuudio Tote, Eve stuudio, S-stuudio, Võru tantsukeskus. Meie absoluutselt maani kummardus ja siiras tänu teile selle eest, mis te täna siin lõite meie kõigi silmes. Mis inimese elu on siis muud kui üks rännak? Täna on siin vahepeatus. Eesti Tantsukoolihariduse Liidu tänane etendus vahepeatus. Siinkohal tutvustame seda täiskasvanud inimeste poolt, kes selle teieni tõid. Lavastaja Rauno Suko, videokunstnik Ruta Raina Pakalmäe, assistendid Liis Nesser, Elisa Jõela, helikunstnik Israel Panev, kunstnik Heil Tiir ja Janette Rooka, valguskunstnik Karolin Tamm, valguskunstniku abilised Kristen Kaelina, Kärt-Karlo, disainer Kristel Laud, videotehnilised lavastajad Mikk Maikivi, viimasel hetkel appi töötanud tehnilist tuge pakkunud Märt Lagu. Ei kujuta ette, mis see oli, mis selle tehti. Ja millegipärast mul tundub, et selgeltnägijate aastapreemia peaks saama Rauno Suko, et kui aasta tagasi hakkasime seda planeerima, siis ta nagu kohe arvas, et võiks teha kõik grupid eraldi kohtades ja mitte väga suurte kollektiivi koosseisudega. Ja näed, see tuligi meile kingitusena tagasi. Suur tänu! Eesti Tantsukoolihariduse Liit on 3-aastane. Ja me sooviksime tänada inimesi, kellega meil on suurepärane koostöö. Eesti Noortetantsuühingu Tegus Noorteaktiivi liige Pärnust Vahttantsukoolist Reili Sild. Ka kahjuks ei saanud tulla, aga plaksutame. Üks inimene, keda mina kutsun hingehoidjaks. Tantsuõpetajate koolis ja mentorprogrammi kaasarendaja ja koolitaja Anne Õuemaa. Huvihariduse valdkonna mõtestaja, eri osapoolte kokkutooja ning lahenduste otsija. Ege Kulbok-Latik. Meile vahest õige suuna ja õigete väljendite õpetajad. Tantsuhuvihariduse valdkonna arengu toetajad Stratlaab. Martin Aanoor kui Vreeliko Arunoor. Kahjuks nad ei saanud osaleda, aga me oleme sellest ikkagi meile väga tänulikud. Sisukas ja toetav koostööpartner Kerto Aavik. Kerto ei saanud ka kahjuks osaleda, ise teate mis. ETHL-i tegevustesse, arengusse aktiivselt panustav ETHL-i liidu liige. Just tantsukool Anne Tamm-Kivimets. Meil on täpselt üks tänamine veel. Parim võõrustaja, kes meil kunagi on olnud 3 aasta jooksul, aga siiski
meie absoluutselt suur kummardus tänu. Eesti Rahva Muuseum, Marika Poginen. See oli mulle väga suureks üllatuseks. Vastutus. Sellega kaasnes minu jaoks rohkem vastutust. Olin nagu tohutult rõõmus ja pisarateni rõõmus. Ma ei teadnud, et mind esitati isegi ja et selline au mulle saabus. Ma olen tõsiselt nii liigutatud, et... No tähendas seda, et ka teised usuvad minusse. Suur tunnustus, see annab jälle omakorda tiivad. Natukene sellised trikihetked, et mis edasi? Võt nendes hulludes olukordades, kus sa nüüd koreograafina ja tantsijana Eestis tegutsid ja püüad midagi edasi viia, see aitab sul natuke nagu eneseusku kinnitada ja säilitada. Ma olen õppinud seda, et maailm on palju suurem kui mina ise. Ma olen lihtsalt seda teada saanud, et kõik on kogu aeg muutumises ja see on täiesti normaalne, et kõik kogu aeg muutub. Teada saanud igasuguseid seoseid maailmaga. Et kelle kõigiga ja kuidas kõigiga ma seotud olen ja mis ma nende seostega teha võiks. Ma olen õppinud seda, et liikumine avab inimeses midagi olemuslikult väga sügavat ja väga olulist. Äkki olen taibanud, et kogemus maksab palju, aga endiselt tuleb nagu ennast arendada ja edasi õppida. Hästi hea termin on ajuplastilisus, et mul on nagu ka see, et ma tunnen, et ma ise olen nagu plastiline, et see ei tähenda seda, et ma kogu aeg muudan mingeid põhimõtteid, aga ma avastan iseennast liikumises. Mis ma ilmselt olen ikkagi saanud teada ka oma õpetamise jooksul, et lapsed on hästi targad ja et ei tasu neid alahinnata. Ma ei tahaks öelda, et keegi seda teeb, aga et need lapsed üllatavad igal sammul ja see on nagu see teadmine tuleb tegelikult kogu aeg. Ma olen teada saanud, et mulle meeldib õpetada. Tõenäoliselt mulle meeldib töö inimestega. Kuna oleme ausad, tänaseks minu laste ees õpetajana tantsimise tantsud on tantsitud, siis ma saan aru, kui väga ma seda tööd tegelikult armastan. Väga pikka pedagoogilise karjääri või töö jooksul veendusin, et õpetajaks, pedagoogiks peab olema loodud siiski. Ma alustasin ikkagi tantsijana. Ja tantsijana sa edastad kõigepealt oma enda kogemust ja seda etappi ei saa vahele jätta. Ma muutun sinna ja tänna, et kui ma alustasin, siis oli hästi oluline minu jaoks tehnika. Siis vahepeal ma läksin sinna teise äärmusesse, et loovus on ikka olulisem, et tehnika jäi nagu unarusse ja siis jõudsime sinna, et nad peaks nagu tasakaalus olema. Ma arvan, et ma olen muutunud enesekindlamaks, kõige paremas mõttes põen vähem tänu pikaajalisele kogemusele. Minu õpilased on mind õpetanud täpselt sama palju kui mina neid.
ma tean, kelleks ma tahan olla saanud, ma tahan olla saanud sisukamaks, paremaks, igal juhul, ettenägelikumaks. Võib-olla ma olen muutunud mingis mõttes rahulikumaks, kui ma niimoodi tohin väljenduda rumaluse ees. Ma olen muutunud märksa tähelepanelikumaks ande ees, kui ma neid oma elus kohtan. Ja sa küsid, mis on muutunud, mis ei ole muutunud. Ja iga kord ma narveerin natukene ja see on tõsi. Aga ma juba tean, et nii nagu ma astun üle läve ja olen saalis, kus on minu territoorium ja kõik läheb üle tõsiselt. Et esimene on see, et õpilane on minu jaoks kõige tähtsam. Teine on see, et õpetaja peab olema iseenda vastu aus ja teiste vastu ka. Usaldus inimeste vahel, vastutus, mõlemapoolne vastutus, nii õppija kui õpetaja poolne selle asja eest, mida me koos teeme. Ja kolmas oluline asi arvan, et on rõõm. Kui mina enda õpilase teed tagasi vaatan, siis sa pead läbi pisarate, läbi vaeva, sa pead. Väga palju oled saanud informatsiooni, kui vale sa kogu aeg oled. Siis ma olen väga palju teinud oma sõnastusega tööd ja minu tundides ei ole olemas õiget ega valet, vaid on protsess, inimene on mingis kohas, ta sealt areneb ja ma ei rõhuta seda, mida ta nüüd jälle valesti tegi, vaid ma kogu aeg püüan sõnastada seda, kus ta on, mida ta peab tegema, et edasi liikuda, mida veel märgata, kuidas tähelepanu pöörata. Ma rõhutan just, et koostöö toetub sellele, et see on huvi inimese kui sellise vastu, liikumise vastu ja see on respekt teineteise vastu. Väga palju loeb siis, kui sul endal on mitte ainult pedagoogiline, vaid ka tegutseja, tantsija praktika. Et sa kõik seda metoodikat jäädvustad oma muskulatuuri ja pärast püüad sisendada seda oma õpilastesse. Tantsukunst on ikkagi väljenduskunst, eneseväljenduskunst ja just seda eneseväljendust, just seda oma eneseväljendust, et see on see, mida ma pean oluliseks. Ja et see tantsutehnika, mida sinna kõrvale õpitakse, et see on siis toetuseks, või see toetab seda. Tantsu õppimine on pikk protsess. Me võime liikumisi ja tantse õppida küll kiiresti, aga et saada aru sellest kui kunstist, näha seda kui iseennast ühe veetilgana ookeanis ja tabada, et see on ookean. See nõuab seda, et sa annad sellele lihtsalt aega. Minule pakub rõõmu hästi palju see, kui sa näed, et laps usaldab sind, õpilane usaldab sind, ta tuleb, ta räägib sinuga. Neil ei ole suva, et ma olen suutnud selle protsessi nii üles ehitada, et neile läheb see korda, neil on huvitav, nad julgevad selles protsessis olla, kaasa rääkida, mõelda. Kui inimene ise tunneb rõõmu, siis tekib see edasiminek, areng ja et osatakse näha ka iga pisikest muutust, pisikest edusammu, sest see, mis meie kehas toimub, ei ole mitte iialgi kohe ja hästi suur. Tänapäeva noored on nutikad ja kui nad õppima tulevad, õppima asuvad, siis neil on juba neid teadmisi võib-olla rohkem kui kunagi varem. Siis ongi kõige suurem rõõm, kui õpilased hakkavadki sinust aru saama, mida ma tahan, mida ma taotlen. See ongi see rõõm, need õnnelikud lapsed. Mind rõõmustab ennekõike see huvi ja huvi jätkuvus, et ta kandub üle lapsepõlvest täiskasvanu ikka ja see kunst on rikkam, kui me ei lõpeta 18-aastaselt koolitantsuga oma elu tantsukarjääri ära. Mida vabam on loomingulisust, seda huvitavam ja rikkam ta on. Sinu tegemised, sinu sõnad mõjutavad nende laste hetki ja tulevikku. Ei saa väsida endaga töötama. Peab olema
väga suur kiindumus pedagoogilise töösse ja andumus tööle. Kui sa oled ehe, selline nagu sa oled üks kord arusaamatu, teine kord, aga lõpuks see siirus, ta jõuab iga inimeseni. Tere, mina olen Annika Viibus ja nüüd on kätte jõudnud see suurepärane hetk, mil me anname välja kätte 10. Gerd Nego nimelise preemia. Enne veel, kui ma kutsun siia selle, kes selle tänavu saab, kasutan ma seda võimalust, et natuke peegeldada teda, kuna mul on olnud suurepärane võimalus olla tema koolis õpetaja ja mul on olnud väga suur võimalus, suurepärane võimalus õpetada tema enda lapsi, et kui astuda selle kooli uksest sisse, siis sa oled seal perekonnas kohe. Kõik lapsed, kes on Meeli tantsukooli tulnud, on Meeli lapsed. Kõik õpetajad, kes on sinna tulnud, on ka kuidagi tema lapsed kohe. Nii ka mina, seega see hetk on minu jaoks väga oluline. Niisiis, tänavuse Gerd Nego nimelise preemia, mida toetab siis Eesti Kultuurkapital ja annab välja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, saab Meeli Pärna. Tunnustus tuli hingelisele tantsuhuvihariduse eestvedajale ja pühendunud tantsuõpetajale, kes oma tabava viimane meele ning innustava töötahtelisusega on valdkondlik eeskuju nii õpilastele või kolleegidele. Oma suureks saan, siis ma tahan olla Meeli. No nii, tänase päeva kõige raskem osa kindlasti. No ja, võtke ära sõna. Mul see ei ole riksnud just ka veel kindlasti. Ma südamest tänan kõiki armusaid kolleege, kes mind esitasid, kes leidsid, et ma võiksin olla väärikas. Kõiki õpilasi, 30 aasta jooksul mõned on läbi tantsusaali käinud. Ja siis muidugi need poisid. Need minu esimesed poisid. Riksu, Tõnis. Tõuske püsti nüüd, kui mina pean seisma siin. Mitte teie, poisid. Riksu, Tõnis, Andre, lehvitage. Siia peab olema. Eerik. Ja siis meil on see, nagu me omavahel, lehvitage. Teie olete teinud must selle, kes ma olen täna. Ja siis hakkame otsast peale. Riksu, Eerik, Tõnis, Andre, Georg, Martin. Ja siis on, nagu me ise kutsume, Merko, kes nüüd võib juba õlle järgi käia. Aitäh! Ja siis loomulikult minu oma lapsed. Minu elu, minu armastus. Ann-Mari. Mark. Ja Markus. Ma poleks kunagi uskunud, et oma lastelt on võimalik nii palju õppida. Õnnelik inimene olen, tundub. Ja siis üks asi veel. Isa, kes sa oled seal? Olen olnud tubli tüdruk. Aitäh!